Mazda 6 on läbi aastate, kui ta Eestisse on tulnud, jõudnud, on ta ikkagi müünud väga korralike numbritega igal aastal. Uus Mazda 6, kui me saame teda nimetada, tegelikult on tegemist sellise facelifti ja täiustusega, on saanud endale mitte küll visuaalselt, aga tehnoloogiliselt väga palju uusi arendusi. Aga üks asi, mida mul tekkis küsimus, et inimesed väga palju tõenäoliselt ei tea, et Mazda 6 on saadaval ka 4-veolisena. Ehk kui Eesti inimene on 4-veolise usku, siis tihtipeale ei teata, et lisaks näiteks CX3-le ja mõnele Mazda mudelile veel on ka sellel kõige klassikalisel Mazda 6 võimalik kõik rattad vedama panna. Me oleme tulnud ka Inchcape'i salongi Läiketeel selleks, et üle vaadata Mazda 6, mille puhul, ta peame ütlema ikka 6, aga tegelikult, kui me võtame võrdluseks eelmise ja praeguse uue mudeli, siis me öelda, et ta on peaaegu nagu vana masin, aga täiustatud. Just täpselt, et kui rääkida Mazda 6, siis sellise suurema uuendamise läbis ta eelmisel aastal, kus muutus siis üsna palju välimus, saades uued tuled ja väga head LED-tuled sinna hulka. Käesoleval aastal keskendutakse siis rohkem ka tehnoloogilistele täiustustele, et autol on rohkem tehnikat peale pannud. Mina siin eetriväliselt juba suutsin ära imestada, et ühel Mazda 6 on ees suur märk on reljeefne, teisel on nagu täidetud ja saan arvu, et see on täiesti reaalne põhjus. Absoluutselt, et mudel, mis minu selja taga seisab, on siis tippvarustuses luxury versioon, millel tuleb kaasa siis igavene hunnik tehnoloogilisi ohutus- ja mugavuslisasid ja antud embleem on täidetud selle mõttega, et seal taga seisab radar, mis siis reguleerib distantsi hoidva püsikiirushoidu tööd. Ja tegelikult see on ka põhiasi, mis on muutunud ju, et kui visuaalselt võib-olla natukene võõram silm ei oskagi ära jälgida, siis see varustus, mis seal sisemusest juurde tuli, oli ikkagi paganama pikk. Ütleme, et luxury varustus oli ennemgi juba rikkalik, aga nüüd on teda täiustatud veelgi enam ja kui rääkida tehnoloogilistest täiustustest, siis isegi rohkem on mõtet mainida sellist süsteemi nagu G-Vectoring Control, mis ei ole ainult luxury versioonides, aga kõigil mudelitel peal. Ja põhimõtteliselt on tegemist tarkvarapõhise süsteemiga, mis siis aitab juhil sõidukiga paremini toime tulla. See kõik käib ikkagi niivõrd märkamatult, et kui ma lähen sellega näiteks testsõitu tegema, siis mul pole aimu, mida auto samal ajal nagu mõtleb. Absoluutselt. Selle mõte seisnebki selles, et see toimiks juhile tajumatult ning et juht tunneks ennast lihtsalt roolis kindlamalt ja ühtlasi väsiks vähem, sest üks eelis sellega on ka see, et kuna ta jälgib mitusada korda sekundis rooli kaldanurka, kiirendusandureid, kõike neid, siis ta vähendab ka vajadust juhil rooli korrigeerida kas või otsa sõites. Ning meie kliimaoludes, kus on palju märga ja libedat lumist teeolusid, siis abistab ta ka sellistel juhtudel, et kui ta kurvi sisse pöörata, siis ta pidurdab natukene esirattaid selle mõttega, et auto kurvist väljudes ei viskaks tagumist otsa välja, et ei tekiks nii-öelda ülejuhitavust. Ja loomulikult, kui me räägime ka luxury varustust, siis kindlasti ka see suurepärane varustus hulk, mis seal on, alustades siis distantsi hoidvast püsikiirushoidjast, samuti reahoidjast, ehk et selle varustusega ei ole mitte ainult siis reavahetussignaal, mida ta annab hoiatusena, kui ta hakkad reast välja kalduma, aga ta reaalselt roolib teid autot tagasi oma sõiduritta. Ja samuti uuendusena tasub ära mainida siis ka nii-öelda Mazda nägemuse tuuleklaasi näidikust, mis oli ka varasemalt olemas, aga nüüdsest on värviline, kuvab sinna ekraanile rohkem informatsiooni nii kiiruse, navigaatori juhiste kui ka võimalike ohuolukordade kohta ja on hästi selge loetavusega ja mugav kasutada. Kui see mudel kannab numbrit 2017 aasta, on mul lootust üldse selle aasta jooksul see auto veel endale siit salongist kätte saada? Jaa, on küll. Meil on teatud laovalik on olemas, kõik loomulikult sõltub nüüd kliendi eelistusest värvi, käigukasti, mootori ja varustuse osas, aga kindlasti me suudame lähiajal midagi pakkuda ja meil on ka olemas täiesti arvestatav laoseis. Hinnad jäävad samaks võrreldes varasema mudeliga.